tere kõikidele Skorpioni tähemärgis sündinutele. Skorpionid, vaatame, mida teile räägivad ka tarokaardid teie novembrikuu energiatest. Kõigil meil on hästi palju valikuid, kõigil meil on hästi palju võimalusi ja loomulikult samamoodi saate ka teie vaadata, mis teed pidi te lähete novembrikuus. Ma lihtsalt toon teieni teatud energiat ja te saate ise otsustada, milline tee on teile sobilikum, milline tee on teile parem. Valikuid, võimalusi on kindlasti. Ma näen, et teil on novembrikuus üldse väga palju ja tugevalt tulevad välja siin nagu valikute kaardid, just nimelt valikud, just nimelt kõhklused, kahtlused, et need on nagu hästi-hästi tugevad novembrikuus ja kohati isegi väga tugevad, on mingisugused kiusatused ja tahtmised. Räägin teile nüüd natuke lähemalt. Ma näen, et siin on teil novembrikuus sellised, ma ütleks isegi väga tugevad, mingisugused kõhklused teemal, kas tasub või ei tasu, kas on otstarbekas või ei ole, kas on ratsionaalne või ei ole, kas on tulus või ei ole. Et just sellel teemal on siin hästi palju mingisugust kahtlust ja kõhklust. Et kas ikka mul tasub sellesse minna, kas see toob mulle kasu, kas see toob mulle tulu või milline variant oleks otstarbekam, milline rentaablim. Väga hakkab silma, et siin võib olla tegu materiaalsega, finantsilisega. Võib olla ka muidugi füüsilise tervisega, et see ressursside hulka kuulub ka füüsiline tervis, ehk siis teie kui on ravi, siis mingisugused ravid või on kui füüsilise tervisega seotud mingisugused muud protseduurid. Ajaressurss ka, aja laveerimise ressurss, et kas on otstarbekas ajalises mõttes, kas on otstarbekas finantsmõttes ja siis nagu ka füüsilise tervise mõttes, mingites materiaalsetes mõtetes samamoodi. Et selline hästi selline kahtlev, kõhklev ja nagu mingisugust kuldset keskteed, balanssi otsiv seisund. Ma räägin teile teie negatiivsest energiast. Ja see negatiivne energia iseenesest on ju niimoodi, et selle negatiivse energiaga võib loomulikult kaasa minna. Aga tulemused on kas teid mitte rahuldavad või üldse on need teemad teie jaoks mitte käiku minevad. Nii nagu te soovisite üldse, et soovite, et midagi läheks käiku, kui kaart on negatiivses energias, siis see asi kas ei lähegi üldse käiku või kui läheb käiku, siis on tal nagu mitterahuldavad tulemused või on nagu protsessi kulg ise selline mitte nagu just meelt mööda. Et sellised nüansid võivad olla siin negatiivse energiaga seoses. Aga kaardid ütlevad väga tugevalt, väga selgelt ja väga hoiatavalt, et olge nagu novembrikuus ettevaatlik igasuguste spontaansete, igasuguste kaootiliste, võib-olla selliste äkiliste tahtmiste osas. Et see iha, soov, tahtmine, mingisugune põletav kiusatus, vot see on teie jaoks novembris negatiivne. Sellest oleks hea mööda minna. Ma mingil hetkel räägin teile nüüd ka, kuidas sellest mööda minna. Ja tunnetega igasuguste, nimelt et oma tunnetega, oma emotsioonidega eksperimenteerimine, et lasta nagu oma tunnetel, oma kirel, oma tahtmisel minna selle tunnete lõa otsas, et see on hästi negatiivne. Aga jah,
ja soovid ja tahtmised just valdavalt on nad sellise äkkiimpulsiga. Aga muidugi ka mitte ainult, aga valdavalt on äkkiimpulsiga. Et kui te seda teete, kui te lähete selle lõa otsas, siis see on teie jaoks pärast lihtsalt kahetsete. See on teie jaoks läbikukkumine. Hoiatuskaart ütleb otseselt, et see on teile läbikukkumine. See on selline, siin sobib hästi ka selline väljend, et tahan teen ja kohe niimoodi lähebki. Selle lõa otsas ei tohiks minna. Ja just eriti, kui need on äkilised. Et te peaksite nüüd, kuidas seda nüüd vältida? Te peaksite võtma novembrikuus endale, te peaksite seadma endale sellise reegli. Kui ma midagi tahan, siis ma annan endale selle tahtmise läbi seedimiseks mingi teatud ajaperioodi. Et mõelda, et vaadata, et võrrelda, et kalkuleerida ja alles siis võtan vastu otsuse. Sest positiivne kaart ütleb niimoodi, eemalduge, mõelge, arutage, seedige läbi, kalkuleerige. Et spontaansus see oleks nagu väga negatiivne. Need kahtlused, kõhklused, ma kaldun arvama, need on ressurssidega seoses, need on ilmselt tõesti, kas nad on materiaalsusega seoses, kas nad on finantsidega seoses või nad on tervisega seoses. Et kõik see spontaansus, kõik see äkilisus, kõik see kiusatus, kõik see tahtmine, see viib teid läbikukkumiseni. Siin kaardid kohe väga julgelt ütlevad seda. Et katsuge sellest nii palju kui võimalik mööda minna. Mis on, aga vaata ongi niimoodi, et näiteks, võtame näiteks, et te olete kaubanduskeskuses või poes või ükskõik kus, eks ju, ütleme kuskil suuremas kaubanduskeskuses ja tekkis mingisugune põletav soov kohe midagi omada, midagi osta või ükskõik mida. Ja vot siis ongi see hetk, et see kiusatuse hetk on hästi nagu negatiivne. Te pärast väga kahetsete seda, võtke parem, minge seal kaubanduskeskuses, kellel on võimalus, minge sinna kohvikusse, võtke teed, kohvi, mahla, vett, seedige natukene, olge vaikuses, natukene oma ette, mõelge läbi ja siis võtke otsus vastu. Vot siis te saate aru, kas see on rentaabel, kas see on kasulik ja kas see on otstarbekas. Teine asi on näiteks, ütleme, kui teil on üldse mingis muus vallas, mingis muus sfääris sellised ihad, kired ja tahtmised, põletavad soovid, siis õhtul näiteks enne magama minekut mõtlete et ma nii õudselt tahan seda, ma teen selle homme ära kohe. Ma osalen selles homme, ma võtan selle käsile, ma olen aktiivne selles homme ja hakkan nagu realiseerima. Siis on niimoodi, et lihtsalt õhtul minna, lähete magama, rahunete maha selle ööga ja te hommikul saate aru, kas teile on seda vaja või teil ei ole seda vaja. Et ühesõnaga õhtul siis lihtsalt rahuneda, võtta paus, puhata, magada ja hommik on õhtust targem, kehtib siin täpselt selline reegel. Ja kui te olete päeva jooksul, siis lihtsalt kuskile eemalduge, ma ei tea, minge istuge kuskile pargipingile või ühesõnaga, leidke oma mingisugune väike kohakene või kus te nagu saate oma mõtetes üksi olla ja mõelge see läbi. See saab teile olema väga suureks abiks. Te hoiate ära enda nagu mingisuguse katastroofi. Katastroof võib olla see, et kui te midagi ostate, siis mõtlete mingil hetkel, et issand jumal, kui palju raha ma sellele kulutasin. Kas mujal on üldse see odavam või see ei meeldi mulle üldse, see ei sobi mulle üldse, kus mu mõtted olid ja pidin ma selle kiusatuse küüsi minema. Et see kehtib kõikide elusfääride kohta, kõikide eluvaldkonda kohta ja iga teema kohta, mis teil aktuaalne on. Et energia on selline. Üleüldse on selline tõsiseid valikuid
need on nagu ütleme tõsisemad valikud, sellised valikud, mis muudavad teie või osalevad teie elus ka edaspidiselt. Eks see ei ole siis tavaline leivasaia valimine poes, vaid siin on nagu tõsisemad valikud, näiteks ütleme suuremad ostud, pesumasinad, autod, vaip, no ma ei tea, mida iganes, ütleme natukene nagu ikkagi suuremad ja kallimad ja globaalsemad teemad, et selliseid valikuid üldse tasuks väga ettevaatlikult otsuseid vastu võtta novembrikuus, väga ettevaatlikult, väga suur oht on valesti käituda. Aga läbi igasuguse mõttepausi, läbi igasuguse seedimise, läbi selle kõige selle läbi laagerdamise tuleb teile see õige otsus, tuleb teile õige arusaam. Mis on teile üldse nagu positiivne energia novembriks? Positiivne energia on see, kui te kontsentreerute iseendale. See on selline kuu, kus teil oleks hea olla sellises seisundis mõtisklemine iseenda üle. Teie ümber saab olema nagu väga palju igasuguseid sündmusi kohe kindlasti. Novembrikuu on see kuuga, kus paljudel skorpionidel on näiteks sünnipäev, on tähistamised, on pidustused ja nii edasi. Et sündmusi teie ümber saab olema. Aga paraku on see kuidagi nii, et need paljud sündmused või kõik see, mis teie ümber toimub, kõigel sellel on teie jaoks mingisugune kõrvale juhtiv faktor millestki olulisest. Kõik see, mis teie ümber toimub, hakkab kuidagi neid nagu kõrvale juhtima millestki väga olulisest, väga tähtsast. Neid sündmusi, neid faktilisi nagu kõrvale juhtivaid asju, et neid saab olema palju. Aga see, millest nad teid kõrvale juhivad, see on väga tähtis asi. Ja sellepärast tuleks see kuu olla nagu tähelepanelik oma tunnete osas. Lubage endale novembrikuus heita pilk iseenda sisse. Mitte ümbrusele, vaid kontsentratsioon, tähelepanu iseendale ja iseenda sisse. Et mõelda, mida nagu tahaks, kuidas tahaks ja nii edasi. Mõelda kas või seda, kas on rentaabel või ei ole. Et see on tegelikult selline sügava mõtiskluse periood, aga sügava mõtiskluse periood alatooniga iseenese suhtes. Et üksi iseendaga on teie kuu, novembrikuu. Üksi iseendaga ja teine märksõna, mis teile novembriks on positiivne, teie ja kõik teie jaoks. Mida see tähendab? See tähendab seda, et hästi hea on novembrikuus olla rohkem sellises mitte kuskil massis, vaid olla rohkem kuskil sellises eraldatuses, sellises vaikuses. See annab teile väga palju. Sest et see mass, see kõik, mis ümberringi toimub, kas siis teie kodus või teie tänaval või teie töö juures või üldse maailmas, et see kuidagi juhib milleltki väga oluliselt teie tähelepanu ära. Ja positiivne energia ütleb, et üksi iseendaga. See tähendab, et ma olen vaikselt kuskil natukene, see ei tähenda seda, et te kuskile sulete ennast, ei kaugeltki mitte. See on see, kui te lihtsalt oma mõtetes olete iseendaga ja mõtlete iseenda jaoks ja iseenda üle. Ja mõtletegi iseenda jaoks nagu mida nagu see teie, mida nagu teie tahate. Mis oleks nagu teile vajalik, kuidas te tahate ja nii edasi.
et kõik sellised iseenese jaoks mõtisklused. hästi head on üldse sellised spa protseduurid, kusjuures on hästi head, et kus te lasete ennast hellitada ja hoolitseda ja nii edasi, et see on ka teile mõjub ääretult hästi novembrikuus. Seal, kellel ei ole võimalus spaasse minna, siis lihtsalt teha võib-olla endale mingit sellist vanni kodus ja teha sellist õhtut küünlavalgel ja sellist, et võt sellised energiad on teil ääretult head, nad aitavad teid väga hästi. See on see, kui te võtate hetke iseenda jaoks. Et mõnel inimesel on nii kiire, et ta teeb kõike nagu jooksvalt enda jaoks. Aga ta ei võta endale seda aega. Näiteks naisterahvas, ta teeb endale näomaski, samal ajal ta läheb, hakkab süüa tegema, koristab, kantseldab siin ja seal. Aga november on see aeg, kui te panete endale, teete selle näomaski, siis te panete ka kõrvale endale küünla põlema ja lihtsalt ootate, kas te olete vannis või te olete tugitoolis või ükskõik kus, te võtate selle kas või 10 minutit enda jaoks. See annab teile meeletult palju. Ja laias laastus ongi see, et katsuge nagu mitte minna massi, mitte minna lärmi, mitte minna sinna kuskile suurte nagu kus elu keeb ja keeb ja keeb, et pigem on selline nagu vaikus, rahu, eraldatus oma mõtetes, mitte nagu ise väga eraldunud, vaid just oma mõtetes. Et selline energia on teil ääretult hea. Enese eest hoolitsemine, enesest hoolitseda laskmine, see kõik on teil ääretult hea. Et suure lärmi ja käraga, lihtsalt ei tule, teil jääb te jääte millestki ilma, kui te nagu ei ole selles vaikuses, rahus ja iseenesega olemises, et teil jääb midagi väga olulist saamata, et universum pakub teile see kuu midagi just sellises olekus, midagi hästi olulist. On teil siin mingisugune koostöö kellegi inimesega. Te olete kellegiga kas siis käed löönud, mingi lepingu löönud, kokkuleppe teinud mingisuguse suulise või kirjaliku, pigem siin on võib-olla suuline, on mingisugune kokkulepe on olnud, lööme käed, teeme ära, et midagi siin on. Ja see teid tegelikult see kuu panebki mingil moel siin liigutama, paneb teid tegutsema. Kui see kokkuleppe leping, mille te olete sõlminud või käega löömise, mille te olete teinud, et teeme ära, on seotud. Kui te tunnete seal seda maiku, seda põletavat kiusatuse maiku, siis see on negatiivne. Et siin nüüd tulekski nagu ilusti läbi mõelda ja läbi kaaluda, eriti materiaalne ja finantsiline otstarbekus. Et siin on valdavalt, ma arvan, et see on silmast silma olnud mingisugune kokkulepe. Inimressurss on tegelikult iseenesest teil väga hea. Et te olete nagu inimeste silmis, ma ütleks, et kuidas ma ütlengi kohe sõna otseses mõttes, te olete tegija. Et siin on nagu mingisugune väga hea ideega välja tulek iseenesest. Kellegi inimesega seoses on mingi ideega välja tulek või on teil endal mingi idee olnud ja nüüd on nagu mingisugune kokkulepe sõlmitud. See kokkulepe ei ole negatiivne, see kokkulepe on see, mis teid nagu tegutsema paneb kindlasti novembrikuus. Aga lihtsalt palun siis läbi mõeldud, läbi kaalutletult nagu rentaablite valikute ja otsustega, aga üldiselt jah, on olemas selline hea koostöö, hea kas siis pakkumine või käega löömine või midagi sellist.
suhete teemas on siin ka tegelikult on suhted on ka hästi. Lähiminevikus on teil midagi siin olnud väga tugevalt, te olete pidanud millegi eest väga tugevalt võitlema. Kas on mingisugune teie seisukoht või teie arvamus või konkurents või teie vaated või teie tulemused või midagi, mida te olete pidanud väga tugevalt kaitsma, enese ees seisma. Et siin on nagu hästi-hästi sellist tugevust näha, aga te olete tulnud nagu iseenesest heale positsioonile sellega, et siin ei ole nagu midagi halba. Ma näen, et teil on tegelikult mõtetes mingisugune tüdimus. Siin on näha midagi, ma ei tea, teil on midagi olnud, mis on teile nagu väga meeldinud kunagi. Väga meeldinud, aga on rahuldanud. Kas on väga meeldinud või on rahuldanud? Ja te tunnete, et te nagu ei taha enam seda, te ei taha selles olla või te ei taha sellega olla või ükskõik kuidas. Et selline nagu soov on edasi minna, edasi liikuda, et midagi nagu vana jätta. Olgu see siis vana kontakt või vana töö või vana tegevus või vana suhtlus, ükskõik mis iganes. Et midagi olemasolevat vana, millest te osalesite, mis kas oli ka teie jaoks normaalne või oli siis kunagi väga hea, aga nüüd nagu enam ei tahaks. Et midagi sellist on siin tunda. Et kui te nüüd ootate mingisuguseid sõnumeid või pakkumisi või teateid või kui te ootate novembrikuust, siis siin on mul teile väga hea uudis, tulevad teile mingisugused sõnumid, tulevad teile mingisugused pakkumised, tulevad teile mingisugused teadaanded, positiivset laadi. Et kui teil on kuskil mingi mure, et kas tuleb ja milline tuleb, siis vastus on, et tuleb ja tuleb positiivne. Kuu lõpus ma sooviks eeldada, et siin on nüüd 2 varianti. Üks variant on see, et kas nende läbi igasuguste mingisuguste mõtiskluste ja mõtlemiste ja arutelude oma sees, enda peas jõuate te mingi tulemuseni ja välistate mingisuguse kiusatuse ja tahte ja valite siis õige suuna. Ehk siis loobute kiusatusest tahtest. Või teine variant on siin veel, teine variant on siin, esimene oli nagu kiusatusest tahtest loobumine ja mingisugune valik, mingisugune tee saab igatahes valitud, mis on õige. Seda kaardid näitavad kohe kindlasti. Need siin kaardid ütlevad ilusti ära, et igasugused kiusatused ja need asjad, need tuleb kontrolli alla võtta. Me vaatame, mida kaardid räägivad täpselt. Kontrolli alla võtmine, just nimelt. Ja need võivad olla ka seotud ühesõnaga kaardid ütlevad, et jääge passiivseks oma kiusatustele, tahetele ja võtke need kontrolli alla. Ja võtke selline nagu seisak, poodudolek, vaikus, rahu, see on teile hästi positiivne, millest ma teile rääkisin. Aeg iseenda jaoks ja aeg iseendaga. See on teile ääretult tulutoov, ääretult kasutoov ja ka edasi viiv tegelikult. Ikkagi suhtlus kellegi inimesega, kontakt kellegi inimesega, mingi pakkumine kellegi inimese poolt. See inimene võib olla isegi tulnud teie juurde kuidagi nagu minevikust. Et ta nagu võib-olla isegi olevikus ei ole teiega koos, aga kuskilt nagu minevikus on koos olnud, et see kõik kuidagi paneb teid kuskile liikuma, tegutsema, mingites teemades olema.
novembrikuus. See on väga positiivne. See inimene, see kontakt, see käega löömine, see pakkumine, see tere, ma olen siin, teeme ära, kõik see on väga positiivne. Siin te olete ikkagi tõesti olnud mingisugusel väga kindlal endal nagu jäigal arvamusel, kindlalt seisukohal ja te olete väga tugevalt millegi eest võitlenud. Et võt nii ja mitte kuidagi teisiti, et minu sõna on õige, minu tegevus on õige, minu valikud on õiged, minu otsused on õiged ja see on nagu väga tugev teil olnud. Tuleb teile sõnum, näete, mingisugune sõnum, mingisugune pakkumine, mingisugune hea uudis. Need võivad muide olla ka, kellel on novembris ju sünnipäev, skorpionid. Siin on palju õnnesoove ilmselt ka. See kajastub siin ka kindlasti. Et rõõmusõnumitena ja loomulikult. Teile kohe on näha, et teil mingisugune soov täitub. Need võivad olla väga vabalt õnnesoovid ka, mingi soov täitub teil väga hästi. Väga nagu selline nähtav ja tegija, sõna otseses mõttes looja, tegija, käikulaskja, väga selline initsiaator, väga selline nagu tunnustatud, väga selline nagu nõutud, väga selline nagu siin lähebki sõna nagu tegija kõige paremini peale olete te inimeste silmis, et hästi tugevad kaardid, väga tugevad kaardid. Hästi tugev positsioon on teil novembrikuus inimeste silmade läbi ja tuleb ikkagi siin mingisugune etappi üleminek lõpp. Midagi teil kindlasti lõpeb see kuu. Midagi lõpeb. Siin on nüüd ka, kui on nüüd ma vaatan nagu hoiatuskaardi puhul, siis ma rääkisin teile juba, et need kiusatused, tahted ja need viivad katastroofini lõpuni, mis ei ole nagu teie jaoks meeldib. Aga üldises mõttes on, teil tekib see selle mõttepausiga ja selle eneses olekuga, tekivad teil mingisugused, ma ütleks, et need on head ideed tekivad, kas siis millestki loobuda, ära minna, lõpetada, edasi liikuda, minna nagu uuele tasemele, minna teisele tasemele või kuidagi nagu edasi. Ja siis nagu mingisuguse vana teemaga lõpp teha, et see on väga hea. Ja tuleb teil kuu lõpus kindlasti edasi liikumine. Tulevad esimesed aktiivsed sammud kuskil milleski, hakkavad asjad liikuma. Ja siin on kohe, kui nüüd on küsimus, kas need asjad, mida ma hakkan liigutama, kas see, milles ma hakkan minema, kas see otsuse, mille ma vastu võtan, kas see, mille ma lõpetan ja see, mille ma siis nagu lähen üle uude etappi, lähen üle uuele tasandil, et kas see on minu jaoks positiivne. Ühemõtteliselt on see teie jaoks positiivne. Ühemõtteliselt on positiivne. Aluseks saab olema ikkagi midagi sellist, mis on lõpetanud teie rahuldamise. Et olgu see siis mingi vana asi, olgu see mingi eelnev tegevus, olgu see mingi kellegiga suhe, ükskõik mis, et see saab olema nagu kõige selle aluseks. Et selline väga huvitav kuu on. Ma soovin teile ilusat novembrikuud ja nautige ennast ja nautige iseendaga olekut ja nautige iseennast. Et see on nagu teile hästi oluline. Siin ma näen, roningi kohe siegagi vahel, et siin ma näen palju õnnesoove ja kingitusi. Et seda on siin näha. Väga hea. Aga edukas olete te ikkagi vägagi. Ja mis on ikkagi üldse ei ole vähe tähtis, kuidas te nagu teiste inimeste jaoks olete, et nagu ei olegi oluline ju see tihti, et mida teised minust arvavad ja mõtlevad, aga vahest on see väga oluline. Et näiteks kui ma olen mingil teatud positsioonil, siis kuidas inimesed mind vastu võtavad, vot see. Ja teie vastuvõtt igale poole on ääretult hea, ääretult teleturnud, ääretult selline
tugeva seisukoha peal, tugeval pinnasel olete, ütleme nii. Soovin teile ilusat novembrit ja kuni järgmise korrani.